nii, tere armas Eesti rahvas. Tänaseks videoks on siis, mida ma söön päevas Šotimaal reisil olles, madala eelarvega olles. Marisega oleme siis Šotimaal, kuskil seal on tume vari. Ja siis ilmselt me peame endale iga päev süüa, sest ma kõik 3 toidu korda, sest et hotell, kus me oleme, siin ei olnud nagu hotelli, siin ei olnud hommikusöögi hinna sees. Ehk siis me ei hakanud ostma ka, kuna see on mingi 6-7 poundi. Ja see on juba nagu pool meie päevasest toidueelarvest. Me eile käisime sellises kaubanduskeskus nagu Morrisons ja ostsime sealt omale meal dealiga hommikusöögi. Meal on selline asi, kus saad võtta 3 asja, jook, võiku või wrap ja siis mingi snack. Ja siis see läheb kokku 350 poundi. Ja see on nagu igas mingi Inglismaa poes, Šotimaa, aga lihtsalt oleneb siis keskusest, et mis see hind on. Aga joogiks võtsime siis selle smoothie. Mingi granaatõuna, musta porgandi õuna ja mingi siukse väikse proteiini smoothie. See wrapiks on falafeli ja hummuse oma ja snackiks on mango, minul ei ole mangot siis sinu oma. Snackiks on mingi marjasalat, viinamäärad, maasikad ja mustikad. Ja nagu näha, miks see nii tumedaks läks just. Igatahes nagu näha, siin on hästi palju plastikut ja pakendit. Aga kui sa tahad saada odavat läbi, siis sa pead natukene ohverdama plastikult. Lõunasöökina pole veel mõelnud, aga meil on õhtusöök ka olemas. Ja ma räägin sellest hästi ruttu, sest et see on siukse laheda äpi kaudu, not sponsored. Aga siuke äpp nagu, oota, ma just siia poole, ma panen oma screen recording'u, panen siia, kuidas kasutatakse seda. Igatahes siuke äpp nimega Too Good To Go. Ehk siis seal on umbes toidukohad, mis muidu viskaksid päeva lõpus oma toidu ära. Siis nad annavad selle mingi 50% soodustusega nagu inimestele, kes saavad seda osta. Ehk siis meie ostsime tänaseks õhtusöögiks endale siukses kohast nagu Hendersons, mingi salati koht oli vist. Ja ostsime siis sealt endale nagu Magic Boxi, eks me ei tea, mis seal sees on. Aga põhimõtteliselt sa oled seal äppis sees. Ja siis scrollid, otsid, mis sa tahad, ja seal on kellaajad, mis ajal sa saad nagu asju pick up'ida. Ja siis sa pead minema siis oma valitud toidukoha peale ja siis panema reserve ja siis maksma ära selle, mis iganes hinna, mis seal ette antud on. Ja siis saad oma asjad kätte, seal on see on collecting time, nagu see ajavahemik, millal sa saad minna ja oma toitu kätte saada, siis see on ka sinna pandud. Ehk see väga mugav asi. See on ülejäägi, näiteks ütleme, et hommikusöökide on ka, see on hästi palju hotellid meie kõrval teevad seda, et näiteks tuled läksid lambist põlema. Nagu nad teavad, et neil jääb näiteks hommikusöögist mingi, ütleme, 4 muna üle, 2 mingi vorstikest, salatit, siis nad panevad, nendest teevad need boksid kokku ja siis annavad inimestele, kes siis on maksnud selle väikse tasu eest. Ja need hinnad jäävad tavaliselt siuke 5 poundi maksimum, ma ütleksin, kuigi tegelik väärtus on kuskil näiteks 10 poundi. Ehk siis see on väga hea viis saada odavalt toitu. Hetkel hakkame siis nosima seda värki 3.50 ja siis kui meil on see õhtusöögi aeg, siis ma näitan teile, mis seal on ja samuti näitan ka, kui me sööme midagi lõunasöögiks, kuna me pole veel mõelnud, mis me sööme. Nii et jah, jääge edasi vaatama. Nii et näeme juba lõunasöögil. Siis vahepalam, see on vegan steak bake ja see on vegan sausage roll ehk siis lihapirukas ja vinkupirukas. Ja need läksid kokku 2.55 ehk siis nagu mingi 1.25 umbes. Tastest. See on see sausage roll. Ma ei tea. Mulle väga meeldib. Sausage on kuidagi imelik. See on mingi 50. Ei soovida osta seda. Tuleb siis selle lihapiruka teistest. Kõik läheb välja. Liha on kodu. Aga ka midagi. Ei tea. Mitu punkti annaksid? See on, ma ei tea, 7 punkti. 6-7 punkti selle eest. Nii et näeme järgmisel toidukorral. Heiki rahvas, meil on nii juba päev. Me sööme küpsisid ruttu. Ja siis ma ostsin meile Morrisonist, Marks & Spencerist
Need on siuksed küpsised 2 euril pakk 5 küpsist sees, ehk siis üks küps on vist 40 senti. See on meie snäkk. Okei, nii, tere taas. Hetkel on siis kell mingi 4-5 aeg ja teate nagu miks mu müts peas on. Juuksed on nii mustad, et ei kannata muidu olla. Aga ma näitan teile, mis me saime siuksest kohast nagu see äpp, mis ma rääkisin enne, see Too Good To Go. Siis me tellisime nagu Hendersonist mingi koht siin ja me tellisime 2 kogust. Üks kogus oli 4 eurot, 2 kogust oli või 4 poundi ja 2 kogust oli 8 poundi. Ja nüüd ma näitan, mis siis ühe koguse sees oli. Põhimõtteliselt siuksed pita bread, mis on pitaleib või? Pitaleib. Siis on meil siin hummust, väga palju hummust. Me võiksime osta ju baguette, siis me saaksime määrata sinna peale kahvliga kas või hommikusöögiks. Oh my lord, hummust. Siis me saime salati saime, ma vaatan korra, milline see seest on. Oh my god! Ma ei tea. Õun on ka siin. Nagu boks, karp täis salatit. Okei. Koht, kus me käisime, oligi salatipaad, ehk siis makes sense. Siis me saime mõlemad ka siukse joogi, see on nagu maht või smoothie, ma pole kindel, aga mina võtsin siukse, mille sees on mustikas, õun ja banaan. See on siuke suht vedel, ehk siis pigem mahlalaadne toode tõesti. Ja siis, oi tissisesse. Igatahes me saime veel nagu valida, kas võtta mingi pastry, magus saiake. Mina võtsin siis siukse šokolaadi doonutsi. Oh, fuck, see voodi peale. Ma ei taha magada selles. Nii, šokolaadi doonutsi. Siis ma näitan, mis Maris võttis, kuna me lihtsalt nagu teeme need pooleks. Aga nagu, ja siis Maris võttis nagu siukse. Aga ma ei mäleta. Sinu omal on nii hästi. Honeycomb, mega. See on mega. Ja. Ehk siis nagu ma just näitasin kõik asjad, saime 4 või üks see kogus, mis ma just näitasin, salat, pita, hummus, mahl ja sõõrik, need olid kokku 4 poundi. 4 poundi ja me hakkame kohe sööma ja siis ma pärast võib-olla veel ütlen, kuidas oli ja kuidas maitses. Nii et ja see on siis vist kõik tänaseks, ma pole kindel, kas me sööme veel midagi. Jah, ma hiljem filmin outro, kui me sööme midagi. Bye! Nii, hei, rahvad! Üksine eest, selle eest. Nii, järjekordne toidu update, viimane toidukorvipuure päevas täna. Igatahes eelmise toidukorra kohta sõõrik oli hea, pita, krõpsud olid head, hummus oli hea, meil on hummust veel põhimõtteliselt 2 totsikut alles, siis salatit sõin nii palju, või 3 verrad sõin ära ja selle sõin hiljem ära ja siis smuutita või seda vedelikku mahla on ka natukene alles ja hetkeks, mis me sööme ühe selle või mõlemad sööme siis pool sellest kipsisest ehk siis see on nii-öelda 20 senti meie eelarvesse juurde, sest et nagu üks kipis on 40 senti, siis me teeme sellele pooleks, on 20 senti. Aga jah, ma arvan, et see on vist viimane toidu update täna. Kui teile meeldis sõida, siis like, subscribe ja komment. Aitäh vaatamast, tšauki!